Leenu tuli Anni Arro perre väga ootamatult. Eelmine koer Valentina suri tänavu jaanuaris ja pere võttis esialgu leinaaja, kuid siis märkasid nad fotot Venemaa varjupaigas kodu ootavast Valentinaga väga sarnasest koerast. Siis saadeti veel paar pilti, kus ta siis seal Venemaal varjupaigas on ja siis üks pilt oli siis siuke puuris, et Venemaal ongi see, et neid koeri hoitakse puuris, et ta oli seal puuris koos oma 2 kutsikaga, et tema ka ema meil olnud. Et mis kutsikatest on saanud, seda ma ei tea, ma loodan, et nemad ikkagi leidsid ka kodu, et kutsikad võib-olla lähevad natuke lihtsamini kaubaks seal Venemaal, aga selline, ütleme nii, et siuke 4-aastane grantsitar, kes teda seal tahab, on ju. Et ta oli, ma vaatasin, et ta on vähemalt aasta aega seal varjupaigas olnud, et ma arvan, et kui me ei oleks teda võtnud, et siis ei oleks teda enam siin. Seal Venemaal on ka, siin kõrva juures on selline auk, neil klambrid kõrvast, nagu lehmad. Eestis tegutseb MTÜ Kodu otsivad loomad Venemaalt. Osa läheb siin esialgu hoiukoju, osa on juba foto järgi broneeritud. Leenu puhul polnud mingit kahtlust, et tema on see õige. Kohe, kui ta sealt furgoon autost välja võeti, me olime mehega, ma olin, issand jumal, kui tore koer, kohe ta vaatas silma, kohe ta suhtles, kohe ta hüppas sülle, ta oli täiesti, nagu meie koer on ja me olime täiesti vapustatud, kus see asi võimalik on üldse. Ja meiega ta nüüd on jäänud, et ta on nüüd natuke üle 2 nädala meiega siin olnud, nii et täitsa ilusti on harjunud minu meelest. Natuke umbusklik on siiski. Ega me ei tea, kuidas neid koheldud on, mis nende taust on, ega Leenu puhul ka. Ma ainult oskan oletada, ma näen, et tal on olnud arvatavasti väga hea omanik, et ta tegelikult on väga harjunud hea eluga, magab diivanil, sööb ainult paremaid palasid, armastab peekonit. Praegult on tal siiamaani hirm, et kui ma hakkan teda autosse näiteks panema, et ta, ma näen, et ta kardab, et ma jälle topin ta viin ta kuskile, äkki ta jälle jäetakse kuskile. Aga kohe, kui me poole tee peale juba jõuame ja maale jõuame, siis ta on väga, väga rõõmus ja jäik alles ja samasse kohta. Maa on Sepamaa. Anni vanemate Epp-Maria Kokamäe ja Jaak Arro kodu. Ilusti lasime lahti, ei läinud kuskile kohe, kui kutsud tuleb su juurde, jalutab ime ilusti. Teiste koertega, mul on emal 2 koera, poissi. Täiesti nagu parimad sõbrad. Kuid musta jopega mehed tunduvad väga ohtlikud. Muidu ta saab mu abikaasaga väga hästi läbi, et ei ole mingit muret, aga kui mu mees oma selle maajope, musta sukse kilejope selga paneb, millega ta puitasib, siis on Leenu nii, et täiesti augu. Ta nagu ei tunneks teda ära. Tal on midagi nende mustade jopedega meeste vastu, et ju siis see, kes ta sinna autosse toppis esimest korda, see oli suke musta jopega kahtlane tegelane. Mis ta siin muidu teeb siin kodus? Kuule, ega ta mõnulebki. Selles mõttes, et ta on suke truu kaaslane hästi, et ta tahab igal pool kaasa tulla. Hommikul viin lapsed kooli, tema kaasas mul iga hommik. Tööl olen juba käinud temaga kohvikus. Aga ilusti käitus seal, mehega käib töö juures kaasas, et me teda veel täitsa niimoodi pikaks päevaks üksi koju ei ole julgenud jätta, et väga-väga ilusti on harjunud, et lastega ja lastega saab meeletult hästi läbi, et lapsed on nii rõõmsad, muudkui nunnutavad mul. Riimas käib eeskujulikult, ka muidu on kombed head. Tule siia ja istu, siis ta allub, kuigi ta eesti keelt ju veel võib-olla väga hästi ei oskagi, et tegime alguses vene keeles, siis sai rohkem aru, aga nüüd juba oskab päris hästi eesti keelt. Uusi kombeid koeramaiusega õpetada ei saa, neist ta ei hooli. Näha, et ta on harjunud sellise võib-olla toiduga, mis on seal inimese kõrvalt kuidagi üle jäänud, et ma andsin talle alguses ostsin juba peened närimispulgad, et tuleb koer ja ta vaatas mind siukest närimispulka, et mis see veel on, see jäi kõik need närimispulgad, viisin maale teistele koertele, nii et tema nendest ei hooli, et ikka peekon ja vorst. Anni julgustab võtma just täiskasvanud koera. Meil on ju kõik need koerad võetud, nii et nad on nagu täiskasvanud nii-öelda. Mulle väga meeldib see. Et ma tegelikult juba näen, milline see koer on, sest kui sa võtad kutsikast koera, kõik arvad, et siis, et sa saad teda voolida, eks ole, arvatakse. Aga tegelikult on kutsikatega nii, et ega loomal on iseloom juba kohe, kui ta sünnib. Ma olen näinud ikka siukeste kiiksudega neid tõukoeri, et ütleks, et need varjupaigakoerad 1000 korda tiiti peale intelligentsemad ja elutargemad nagu kindlasti. Ja pole vaja karta, et varjupaigakoer on traumeeritud. Mõelge ise, kuidas neid on võib-olla koheldud või kust nad on tulnud. Ta sõitis 2 ööpäeva kuskilt Lõuna-Venemaalt, kuskil kinnises furgoonis Eestisse. Et see on normaalne, et neil on kerge ärevus. Need varjupaigakoerad, nad on nii tänulikud, et meie Vaelja oli ka varjupaigakoer, tema oli Tartust. Ja tema oli 2-aastane, kui me ta võtsime.
ja enam paremat koera ei olnud kui tema.